tere, armsad reede pärastlõunad! Selle nädala lugu, 5. lugu, on veel rääkimata. Ja millal siis veel, kui nüüd ja praegu? Oli teisipäeva pärastlõuna. Ja ma just olin lõpetanud oma viimase Zoomi kõne, mis ma teadsin, et selleks päevaks on kirjas. Ja võtsin ette oma kalendri ning päevavaate asemel vaatasin nädalavaadet. Ja mis ma seal nägin? Ma nägin seal, et neljapäeval on Toastmastersi Tallinna klubi kohtumine. Ja see ei olnud nagu lihtsalt, et ma nägin seal seda kohtumist, vaid mul tuli kohe meelde, et ma olin ju tõstnud viimasel juhatuse koosolekul käe, et jah, mina tahan läbi viia vabatahtlikult ainult liikmetele suunatud siis töötoa. Meil Toastmastersis on niimoodi, et regulaarsed kohtumised toimuvad iga 2 nädala tagant ja siis 3. kohtumine on ainult liikmetele suunatud siis töötuba, kus liikmed ise teevad neid töötubasid, et õpetada midagi seoses esinemisega, rääkimisega, hääle kasutamisega ja kõige parim viis õppida on ju ise õpetada. Ja ma mõtlesin sellele hetkele, mis mind neljapäeval ees ootab. Ma pean seda töötuba tegema ju inglise keeles. 2 tundi. Teemal, milles ju mina pole mingi ekspert. Mida tean mina lugude rääkimisest, esinemisest, kõnelemisest? Ja millest mul üldse rääkida? Ja siis ma märkasin, et minu õla peal ja siin täitsa juba pea lähedal on üks bitch voice. Ja teine on siis boss voice. Aga see bitch voice rääkis mulle kõiki neid asju, kuidas ma peaksin haigeks jääma, kuidas ma peaksin midagi leidma, et ma ei saaks sinna üritusele minna ja seda läbi viia. Sest mul oli hirm. Hirm. Ja natuke ka mure, et issand, täna on juba teisipäev ja see asi juhtub ju neljapäeval. Aga kuna mul on käimas ka 75 hard väljakutse ja ma teen järgmine nädal laivi, kus ma räägin, mis asi on 75 hard. Täiesti tasuta, ilmselt ilma registreerimata, panen lihtsalt eventi ülesse, et kui see sind huvitab, tule kuulama. Ma sellel pikalt ei peatu, aga ma ütlen lihtsalt, et see ei ole fitness väljakutse ja see ei ole ka motivatsiooni väljakutse, vaid see on vaimse südikuse väljakutse. Ehk siis 75 päeva on puhtalt sellest, mis mul siin 2 kõrva vahel toimub, kuidas ma oma aegla planeerin ja tegutsen. Ja ma kuulsin seda bitch voice'i, kes mulle ütles, et ma ei saa, ma ei või, kes olen mina. Ja ma ütlesin talle stop. Ma teen selle töötoa ära. Ja natukene mõtlemist. Ning ma panin kokku 3-5 lauset selle kohta, millest töötuba saab rääkimine. Töötoa teemaks sai kuidas rääkida lugusid. Täpselt see, mis ma siin teiega teen. Ja kui ma seda töötuba läbi viisin, ärevus oli sees.
oli õudne, oli hirmus. Aga see hetk, kui töötoa lõpus mõned osalejad täiesti siiralt ütlesid, et Annika, väga hea töötuba oli. Ma sain nii mitu uut mõtet siit. Lõpuks ometi minu lugude rääkimise on mingisugune raamistik, mida jälgida. Mingisugune voog. Ja ei, need ei ole ju täiuslikud alati, aga parem tehtud kui mitte üldse. Ja mõtle, kui äge, kui tänu sellele ühele inspireerivale töötoale meie järgmistel kohtumistel on väga palju rohkem vabatahtlikke, kes tahavad ettevalmistatud kõnega inglise keeles esineda. Meil on tulemas ka kohe võistlus. Kui äge on, kui meie klubi liikmed tunnevad ennast enesekindlamalt ka selleks, et võistlusele kirja panna. Kui äge on see, et tänu sellele töötoale igaüks saab aru, et tema sees on nii palju lugusid, mida teistega jagada. Ja miks ma täna seda lugu sinuga jagan, on seepärast, et sulle meelde tuletada. Kasv asub alati teisel pool mugavustsooni. Selleks, et kasvada ja areneda, on tarvis ka tegutseda. Ja ma loodan, et sa lähed siit nädalavahetusele mõtte ja ideega tegutsema hakata. Maailmal on vaja täpselt seda, mida sinul on pakkuda. Tee oma hääl ja lugu kuuldavaks. Ciao!